Lisaks ülikõrgele kardiovaskulaarsele vastupidavusele vajavad ultravastupidavusaladega tegelejad, kus võistlusaeg on 6 tundi või enamgi veel, tugevat luu-lihaskonna süsteemi, liigutuste kõrget ökonoomsust ja erakordset psühholoogilist valmisolekut. On ka muidugi täheldatud, et on tegureid, mis võivad olla ultramaratonidel kõrgete tulemuste saavutamiseks olulisemadki veel kui üldine motoorne võimekus ja ökonoomsus, näiteks lihaskahjustuste vähendamine. Ühe näitena veel, painduvuse liigne parandamine, liigselt ja lastne lihas võib olla isegi kahjulik jooksu ökonoomsusele, küll aga võib olla oluliseks omaduseks, et lihaskahjustusi vähendada. Seega on siinkohal vaja leida optimaalne tasakaal. Vaatamata sellele, et sportimist ja aktiivset liikumist peetakse inimorganismile kasulikuks, siis ultravõistlused, mis on kombinatsioon intensiivsest sportlikust ja ühtlasi ka väga pikaaegsest katkematust tegevusest, võib olla inimesele suisa kahjulik. Viimasel kümnendil on osavõtt ultravõistlustest hüppeliselt kasvanud ja seega on ka vaja paremini mõista nende ekstreemsete võistluste võimalike tagajärgi tervisele. Täna uurime, mida toob kaasa 100 järjestikusel päeval läbitud 100 täispika triatloni läbimine. Pinsteri teadusjutud. Olgu meelde tuletatud, et täispikk triatlon koosneb 3,8 kilomeetrist ujumisest, 180 kilomeetrist rattasõidust ning 42 kilomeetrist jooksmisest. Juuni 2021 ilmus artikkel, mis presenteeris James Iron Cowboy Lawrence'i saavutust. Meest, kes läbis 100 täispikka triatloni 100 järjestikusel päeval. 2023 kevad ilmus aga ka sellekohane teadusartikkel, juhtumi uuring, tõsi. Varasemalt on sama uuringu hetkel 44-aastane mees läbinud 50 järjestikust triatloni, seega kahtlemata on tema treenitus ülikõrge. Keskmine ujumise aeg oli sportlasel 1,4 tundi, kiirus küll 100 päeva jooksul langes 0,80 pealt 0,77 meetris sekundis peale ehk kilomeetreid tunnis arvutatuna oli langus 0,1 kilomeetrit tunnis, mis näitab siiski stabiilset ujumist väikese lineaarse kiiruse langusega terve perioodi jooksul. Keskmine rattaaeg 6,3 tundi. Rattasõiduvõimsus vattides joonistas välja U-mustri, keskmine südamelöögi sagedus 116. Jooksmise aeg aga keskmiselt 6,8 tundi. Jooks oli statistiliselt vaadates kiiruselt stabiilne terve perioodi vältel, keskmine südamelöögi sagedus 117 lööki minutis. Seega keskmine triatloni aeg kokku 14,6 tundi, kusjuures pärast 100 triatloni läbimist sooritati ka kasvavate koormustega töövõime test, et hinnata maksimaalset hapniku tarbimisvõimet. Tulemuseks oli 49,2 millilitrit minutis kilogrammi kohta, mis enne triatlonidega algust tegemist oli sportlasel üle 60 ühiku. Ehk hea näide sportlikust treeningust, mis viib hapniku tarbimisvõimet hoopiski madalamaks. Küll aga ka autorid toovad siin välja võimaliku ületreeningu sündroomi ilmnemise. Vaatluse alla võeti ka unekestus. Esialgu väsimuse kuhjudes unekestus küll vähenes, kuid seejärel hakkas jälle see pikenema. Sarnaselt käitus ka kerge unegraafik, kui aga näiteks sügavad tund tuli väsimuse kuhjudes siiski üha rohkem. Kusjuures esimese 50 triatloni öö keskmine uni oli kestusega kõigest 4,8 tundi, viimasel 50 5,2 tundi. Kui puhkeoleku südamelöögi sagedus võib ka olla heaks indikaatoriks liigsest treeningust või raskest treeningperioodist, siis vähemalt härra James Lawrence'i puhul jõudis südamelöögi sagedus kõige madalamasse punkti 75. triatloni päeva lähistel ning hakkas seejärel taas tõusma ja jõudis perioodi haripunkti lähedusse 100. triatlonil tagasi. Seega väga huvitavad parameetrite kõikumised, mis aga võivad olla ka vägagi individuaalsed, sõltuvalt sportlikust taustast ning tasemest. Vaatamata sellele, et artiklis ei joonistunud välja meeletud muutused vaadeldud parameetritele ning pigem käisid üles-alla, siis tasub sportlastel kõike neid lihtsasti jälgitavaid näitajaid mõõta. Nii õpib sportlane ennast paremini tundma ning on individuaalselt võimalik ära tabada ülekoormuse tekkimine. Dr. Pinster igatahes ei soovita 100 järjestikusel päeval 100 täispika triatloni läbimist. Vaatamata üpris stabiilseks jäänud unekestusele, südamelöögi sagedusele ja muudele välja toodud näitajatele, siis ei saa hästi lihtsurelikele mõjuda. Treenime ikka nii, et see oleks tervislik nii endale kui ka lähedastele. Seega ärge seda katset kodus järele proovige. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.